Lavender skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. Mootor on tagasi ja nagu te nägite, siis juba hakkasin ka plokikaant peale panema. Mis nüüd edasi saab? Ma küll ei tea, sest ma siin hakkan nüüd neid erinevaid jooniseid otsima ja vaatama ja nüüd on selles mõttes keerulisem osa, et need ajastused, asjad paika saada. Ploki gaas kinni keerata kõigepealt enne, et seda ära ei unusta ja nii edasi. Ühesõnaga, ma hakkan lihtsalt pihta. Kolded, asjad, need on, ma arvan, pärast lihtne külge keerata, aga nendeni jõuame homme ka. Sest homme tuleb auto tagasi. Ja see tähendab, et me hakkame jõudma nüüd siis juba nagu reaalelus juba tagasi, et kogu need videosari on nüüd olnud siin kuskil 6 aega nihkes mul ja umbes täpselt selle aja jooga ongi siis tegelikult auto ju värvitud saadud. Homme tuleb auto, ilgelt hea oleks, kui saaks täna võimalikult palju mootoreid kokku, siis kui auto on garaažis tagasi, siis kõik asjad kokku, sest et tegelikkuses täna on meil 22. aprill ja 9. peaks olema juba sõit. Sisuliselt on nädal aega autoga ilusti kokku panna. Ja algabki sõit, siis lõpuks algab sõit sinna, kus ma olen nii juba eelmisest aastast saati tahtnud autoga minna. Ega midagi, tööle! City whispers melt into the breeze. On siin ikkagi minu originaalmootor, see, mis autol peal oli. Ja siin riiulis on mul siis AAN-plokk diisli väntstrookeri ehitamiseks, tugev keps ja õiges pikkuses ja siis pakud, et need kõik jura oma vahel kokku panna. Kuna sellel on 3. silinder on hülsitud, siis tuleb kasutada suuremat kolbi veel. Ma rääkisin juba 18. veebruaril FCP Engineeringuga, et kas saab. Ja nad ütlesid, et jaa, saab, meil niikuinii tuleb ja meil on kõiki kolbe vaja ja me ammu ootame. Ja ma pakun, et ega nemadki ei ole asjas süüdi, vaid kogu see jurra, mis meil siin maailmas toimub, on asjas süüdi. Nimelt nad ütlesid siis, et 18. veebruar, ma ütlesin, pange tellimusse mulle ka 82,5 strookeri kolvid, need on siis madalamad peavad olema. Ma ei mäleta täpselt mõõte, aga 22 milli pinnile, tugevale kepsule ja nii edasi. Just ja, paneme, et me need teeme ise nüüd ja siis järgmine info oli 1,5 hiljem, kui ma helistasin, et kas nüüd juba on tulemas. Terve see aeg, kui auto värvis oli, siis ootasin, et äkki tulevad ja lõpuks mingi 6 aja pealt otsustasin asjad ümber, et ma ei jõua oodata, et äkki nad tulevadki nüüd näiteks, ma ei tea, täna näiteks alles hakkavad jõudma, mis tähendab seda, et ma alles saaks täna hakata seda plokki veel üle puurima, sest et plokk tuleb puurida kolbide järgi. Vot. Ja nii on, no. Et nii on. Ja siis ma mõtlesin, et mina ei jõua oodata ja mul selle plokiga oleks niikuinii tulnud erinevaid küsimärke, et mis sellest kliimapumbast ja mismoodi kõikidest asjadest saab, kes ei mäleta, siis ma esimestes episoodides, kuskil 3., 4. episood rääkisin sellest juba rohkem. Ja nüüd me oleme siin, kus siis tuli lisakulusid tänu sellele, et see plokk, mis ma seal ostsin koos siis tugeva kepsu asjaga, see komplekt maksis 1000 eurot. Ma ostsin sinna veel väntveli juurde ja nüüd on see umbes 1200 eurot seal lihtsalt niisama seisab. Ja see raha oleks hea ära kulutada, no mitte nüüd ära kulutada, aga oleks kergem ehitada seda ehitust praegu. Ja praegune lahendus siis oligi see, et 3B mootorisse tuleb tellida kolb. Aga kas te arvate, et see on nii lihtne? Ei olnud. Eelmises videos, 8. ma näitasin teile seda lõpus ühte silindri mõõtmist. Seda tegi siis meil Kevvai autoteenindus või Kevvai Racing.
ja Anti siis mõõtis üle seal asjad ja ütles, et sinu mootori plokile ei ole midagi hullu, aga ülevalt on nagu juba niimoodi tead lehter, et siis on vaja sealt ka natuke puurida. Ja kui 81 mm kolb diameetris on siis originaalis, siis läks nüüd 81,5. Ja need on need JT kolvid siis, millest ma siin tegin miljon pilti. Ma ei ole kunagi vist ühestki autosest nii palju pilte teinud, aga ega ma neid enam ka ei näinud ja nüüd täna ma olin juba nii kiire, et ma panin siit peale, ma isegi ei teinud seda videot, kuidas need siin tead üles-alla ringi käivad ja kõik see. Jah, on ka ta on. Ma olen kärsitu praegu. Ja tegelikult on see, et ega ma siin väga kaua ei jõua vestelda, sest on vaja teha tööd ilmselgelt ja see kokku panna. Ma saan aru, miks öeldakse, et võtta aega, aga minu point on olnud tegelikult kogu aeg see, et kui sul on tähtaeg ees, siis vahet ei ole, kui pikk või suur see on, tähtaeg peab olema. Sest kui sa paned 2 päeva endale selle tähtaeg, siis sa teed suure tõenäosus selle viimasel minutil. Kui sa paned 2 nädalat, siis sa teed seda teise nädala lõpus. Ja kui sa paned endale 3 aastat, siis või üldse ei pane, et mul ei ole kiiret, on ju, seda ei saagi valmis. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. On ju. Aga praegu teda veel saabki keerata natukene, aga see ikka tõi. See on natuke allpool, on ju. Seda tahab alla poole peale. Ja siis ongi, kui need alla poole lähevad ära, siis need mummud peavad poole peal olema täpselt. Ilus ilm, päike paistab ja treila on nüüd seekord lahtine, et lubab ilusat siin päeva ja täna sõidan ma siis autole järgi ja põhimõtteliselt alla 2 nädala on jäänud stardini Wörthersee poole. Kas ma jõuan? Muidugi! You're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight. Rate success number, ma ei tea mitmes, igasuguste oksakate vahele, aga auto värvist käes, treila peal, kinni, nüüd ruttu garaaži, sest üks väga paha uudis tuli. Üks töö võib-olla ei pruugi saada valmis, peab hakkama midagi selle jaoks välja mõtlema. See ärevust teeb see nii palju selline asi juurde, aga midagi teha ei ole. Kähku koju, auto tuppa puhtaks ja tegelen mootoriga kipelt edasi ja siis komplekteerimine. Nüüd rohkem kui enam on vaja, et aitaksite natuke projektile kaasa ja ostke särke, ostke pusasid, ostke nokatseid. Aitäh teile! Yeah. Ma panin, et ei lendaks mingit jama sisse siin. Sa võid teibid ära võtta. Teibid on peal. Rõhku või? Rõhku ei saa. Aga mina ütleks, et pumpa peaks peale liigutama natukene. Ei pea. Mootori olen saanud nii palju praegu kokku, et rihm on peal. Et seda ma pabistasin küll kõige rohkem, aga ega siin nagu väga keerulist midagi selles mõttes ei ole. Et siin on mõned nüansid, mida ma ei teadnud, aga sain nüüd teada. Ühesõnaga, ma rääkisin korra juba sellest, et see on nüüd 3B plokk, mitte siis see A-n ja 3B on siis eest 3-soonelise rihmarattaga. Üks rihma roolivõimendi pumbale, teine kliimapumbale ja 3. siis genekale. Ja nii siis on. Nii et hetkel praegu ma panin juba selle peale ära. Kõik poldid olid klapikambri kaanel juba peaaegu kinni ja viimasel tulid keermed maha. Et ei saanudki peaaegu siin mingi 10 midagi newtonit ja juba oligi keere maas.
seega sain jällegi Vilsemilt Villul, meil seal hobihoid juures toimetab garaažis, tal on tööriistu natukene oli laenata ja tema käest sain siis selle komplekti Helicoil nimelised asjad, millega saab siis keermeid taastada. Ja võtsin juba ennem siit maha ära, enne kui ära läksin, see silikoni puhastasin kõik ära, mis ma siin juba olin pannud. Ja nüüd hakkan siis puurima, ma ei tea täpselt, kuidas see käib, aga YouTube aitab ja peale hakkamine ega midagi. No siin need hirmude ületamine käib 100-ga. Aga sellega on huvitav see, et see on hirmus ainult ju üks kord, on ju. Samas plokikaanepõlt lahti keerates, kui need katki peaks minema, see on väga pikalt hirmus. Aga õnneks seda praegu pole vaja teha ja sellega muretseme siis, kui peaks see mure tulema. Helicoilide paigaldamine osutus oluliselt lihtsamaks, kui ma arvasin. Ja siis jätkasime me suhteliselt hilistel õhtutundidel sõber Simoga siis mootori komplekteerimist. Tema tegeles peamiselt väljalaske tikkude siis ploki keeramisega ja mina paigaldasin siis teiselt poolt võimalikult palju agregaate külge. Sisselaske kollektor koos siis Boschi drive-by-wire gaasiklapiga ja pihustid läksid ka lõppeks uuesti paika. Nüüd peaks mul 630 cc olema, aga ega ei pääsenud ka siin modifitseerimisest, et saaks kolde kenasti peale, tuli siis ka mõni polt lühemaks teha. Alt sai ka nii palju kokku, kui vähegi võimalik, siis kahju, et ainult ilma pähvelita. Mootor on nüüd komplekteeritud. Mootori paigaldamiseks põhimõtteliselt valmis, oleks vaja auto natukene tagasi poole liigutada, aga seda ma ei saa teha, seepärast, et täna toodi siis järgi stanged ja kas sa saad? Pekki küll. Kass. Tuli, ma sain napilt auto sisse ja Bill juba hüppas peale. Kasse, ei lähe sinna, ei! Kassid on toredad küll, aga mitte siis, kui nad värskelt värvitud autole oma jäljed peale jätavad. No pussies allowed into the garage. Ja kasside kohta käib see. Aga igatahes stanged on olemas ja ma mõtlen, et ma pean näitsa ruumi tegema, sest rahu poiss, enne on vaja sul ju ooratas ja sidur külge panna ja enne neid veel on vaja uus ventveli tagumine simmer paigaldada, mida ma ka teinud ei ole, aga see äkki on lihtne, vaatame. Mirrors catch streaks of electric blue. Every flash a moment slipping through. Ühesõnaga, nüüd on mootor vist valmis paigalduseks. Loll pea palju vaeva. Isa nägi, ütles, aga kas sa seda piduripommi ei pidanud ära vahetama? Granaati siin. No võt, nüüd ma siis hakkan vahetama. Taillights guide through the urban sprawl, chasing the rhythm till we've seen it all. Every turn another heartbeat unwinds, shadows paint pictures on roads we find. Midagi läheb ka hästi vahepeal. Esimest korda mootorit maha võttes ja tagasi pannes ei pidanud 4 korda edasi-tagasi liigutama. Õnnestus kuidagi saada tsentrisse need värgid. Et tänud sõber Svantele, kes käis ka abis, sai siin sidur ja hooratasse sidur ja enne veel seda Ventwelli
tagumine trigger paika, nii et fingers crossed, et kõik sai õige jõuga kinni. Ja midagi seal lokutama ei hakka. Nii, mootor on vahel, great success, väga hea. Nüüd ma ei ütle, mis edasi tuleb, näete ise. Nagu näha, siis päev, ma ei tea, juba teine. Töökojas Vilsem autohoolduses oleme tagasi. Selle autoga olen. Aga no täna saab öelda meie, sest meil on siin mitu. Villu ise on siin on keevitaja tuli kohale ja nii edasi. Nii et nüüd päris hästi keevitada oskav mees paneb selle asja kokku mulle ja sätime siia alla ka ja minul on juba see ülesanne, olen võtnud ära siit lahti, tere Villu. Ära jah, seda pole vaja. Et paneme koilid ka kipelt alla ära, mis tähendab seda, et sellel autol tuleb, mul on hästi olulised just need nimelt rummud. Et need ei ole niimoodi, et mida lähed ostad poest, need on siin kompunnitud kokku ja neid on vaja siis koilidele ümber paigaldada ja siis vaatame, mis pidurimajandusega üldse saab. Seega tööd on jõhkrad paljud. Soldan Garagest tuli siis spetsiaalselt 3B200-le arendatud poluretaanist mootoripädjad, et vana padi selline ja selline, ehk siis katki. Kõik on katki ja mekaanik räägib, et 500 eurost siin enam ei piisa, ammu juba. Mis veel? Ma panin õlipõhja eile küll alla ära, aga kuna mul ei olnud pähvlit, see ei jõudnud kohale õigel ajal ka Soldan Garagest, siis see, mis võiks nüüd aidata, et kuna boost'i tuleb nii palju, et siis õli ei liigu nüüd siit nii palju siia taha ja siis mis iganes äkki on vaja, äkki on kasu. Et panen selle ka, võtan õlipõhja siis ära, mul on õlipõhi jäetud lahti ses mõttes, et ma siia ei pannud silkarit ja taha ei pannud silkarit. Ja mis me veel teeme siis, korra mainisin, aga koilid, gramm peab nendega veel ootama, et tahaks selle summuti osa enam-päev paika ära saada ja siis on selle võrra parem. Tööd käivad igal pool. Parempoolne laager ja rumm on juba sisse ära polditud ja lõpuks ometi saab need coil-overid alla. Neljas mai peab olema auto kaagi juures tünos ja hästi lahtine koht on kuuler praegu. Sellest aga homme või te kohe varsti kuulete. 5 või 6 päeva tünoni ja nagu näha, rattad on all. Esimesed koilid on paigaldatud, teistega on aega. Nüüd nagu näete, klaase veel ei ole, need tulevad nüüd siis vaatab, kas jõuab homme viia või hiljemalt neljapäeval. Täna on meil teisipäev vist. Reedel on meil pühad, siis ei toimu niikuinii midagi. Siis jääb mul terve nädalavahetuse aega veel, et teha ära siis Wastegate'i ühendustoru. Ja nüüd 2-3 päeva jooksul vaatan, kuidas kuuleriga saab. Et lihtsalt see suvil on väga suur ja tähtis projekt, ta ei pruugi jõuda, ta andis failid, vaatame, kas ja kui keeruliseks läheb, kui keegi teine neid teeb. Üks variant on võib-olla veel, et tüno aega natuke edasi lükata, aga hold your thoughts. Inimesi on siin juba praegu väga palju olnud taustal, kes on aidanud. Seda ma ei oleks lahti saanud, kui
Lauri Täpsi poleks laenanud oma spetsial tööriista, nii et ülisuur tänu selle eest ja Villu, et sa jõudsid tegeleda ja sebida selle asja, kui mul päris kiire oli juba. Siis õlitorud turbole tulevad siis Raineri kaudu Hydroscandist. Mega hea saab see olema Tanel, kes keevitas varuosad, kes väga paljusid aitas tarnida Elikar ehk siis fasttime.ee. See aasta, neid abilisi on siin veel olnud Rainer Suvi samamoodi, kes tegi selle siia mineva asja, kõik renderdused ja asjad valmis, et vaatame, mis sellega saab. Alati on mingi lahendus, igatahes kindlasti ma olen kedagi ära unustanud ja Svante, kes käis abis, Simo samamoodi, tema vend Neno, et väga suur abi, igaüks natukene on kätt ka külge pannud. Ja kuidas kuulus Snoop Dogg ütles, viinaosena tänan ma iseennast, et ma siiamaani olen jõudnud. Nüüd on see hetk make it or break it. Ütlen ausalt, et eile hakates autot kokku panema, oli korra juba selline mõte, et ütlen reisukaaslastele, et sorry, me ei jõua. Ja ma loodan, et see tunne kaob hästi kiiresti ära. Kes veel? Kermo Soldan, Ivo Soldan. Et suur abi on olnud nende teadmistest ja Risto Lutsar kindlasti, Lauri Täpsi, juba mainisin, Lauri Laine. Et siin on veel olnud Kristjan Uras ja nii edasi, kes meil on abis olnud ja loodetavasti tuleb võimalus teile sedasama või sarnast abi kindlasti tagasi teha ja võib-olla siis kamaluga veel rohkem, et loodetavasti. Näeme! Coiloverid, Audi 200, maastur. Eesmärk oli, et kodutult siia magama ei saaks minna, praegu ma saan põhimõtteliselt ise minna magama siia. No tere päevast, sõbrad! Selle õlipõhja alt ära, et panna siia külge siis Baffel. Tuli see siis Soldan Garagest, Spetsiom 3B mootori õlivannile, nii et kõik väga hea. Rainer käis ära ja pani, kes tunneb ära, siis õlitorud siin, need on siin küljes, peab kinnitama ja lõpuni ära panema, nii et jällegi mingid asjad küljes ja palju veel samas ikkagi teha. No rahu! Oota! Esiratta juures siin midagi imelikku. Prõmp. No vaata vai. Ratas on lahti ikka, no küll. Täitsa kurat, Roland, no saad küll. Ratas all lahti. Ühe keerasin kinni, teist mitte ilmselt. Täitsa loll lammas. Kas ta nüüd tõmbab kinni? Vaikselt kõiki näed. Tõmbab. Siin on väga rohkem järelikult. Ja ma te käisin, jah. Ei. Idioot, lihtsalt täielik idioot. Midagi öelda ei ole.
oi pekkina. Kui loll võib olla üks inimene? Kui loll? Oi pleed. Täiesti loll. Sul on sellised asjad nagu auto liigutamine ja sa ei suuda rattaid all kinni panna. Lammas raisk. Oi peki, ma olen nii vihan enda peale. Ajakulu. Illu käib, sõidab, kulutab oma aega oma töö kõrvalt, mille ta peaks kulutama raha teenimisele. Ja sa ei saa panna kuradi rehve kinni, et telgi kinni, et saaks normaalselt ühe korraga kipelt ära minna. Täiesti haige. Time to do some sketchy shit, do da. Hope I get away with it, do-da-do-da-day. Noh, ohukolmurk on taga. Mina olen turvavööga kinni, uksed on kinni. Teoorias peaks kõik õige olema. Seega ainult anna minna. Mine! Gunnar on koosolekul vist. The hum of wheels, a hypnotic refrain, driving down these veins of an endless chain. No nii, autoga tagasi, tagaklaas küljes ja kolmnurklaasid ka küljes. Esiklaas tuleb järgi. See on kõige väiksem mure. Praegu nüüd on ühesõnaga nii palju kiiret on olnud, et pole jõudnud nagu väga juttugi rääkida. Eile siis ma tegin autole, Wastegate'i siis toru, sai üks siuke Alpi mägedega keevitus sinna. Sobilikult ma arvan selle suunaga, kuhu ma lähen. Aga lõpuks valmis ta sai, pidin 2 korda ümber tegema ja mul on väga hea meel, et sellest ei ole ühtegi videot järgi, sest see oli üks frustreerivamaid asju, kui ma ütlen ausalt, et terve see downpipe teha ja summuti otsast need paigatid ehk siis need tordilõigud sinna nurkade all on see sirge toru lõigata, et ta paindes oleks on oluliselt lihtsam kui seda paganama Wastegate'i toru sinna teha koos lõõtsa ja asjadega. Ja rääkimata sellest veel, et kuidas see keevitus mängib sinna tänna ära ennast tõmbab, sellepärast oligi hea, et Villu vend Tanel sai selle summuti siis ära keevitada. Summuti sai väga hea, täna ma saan seda alt ka näidata, et me tõstame ka auto ülesse ja täna on siis plaan ka loodetavasti esimesed hääli kuulda. Sellised plaanid siis praegu, no vaadake, auto on värvitud ja näeb päris hea välja. Kes juba kuskilt peegeldusest näeb natukene apelsiinikoort on, see on siis põhimõtteliselt mõeldudki, et lasta olla nii, sest lakikiht sai peale piisavalt paks. Nädal tagasi sai siis auto värvitud, et väga värske, lasta siis olla, praegu ei hakka pollima teda kohe. Ja pole ka vaja, kaugelt paistab oluliselt parem kui enne ja saab ka lähedalt vaadata. Mis nüüd sai katsetusena tehtud, põnev siuke asi, aga kõige alumine see osa, nüüd mis on ukse alla tulevad musta värvi liistud ja seal katsetuseks jätsin selle punaseks, et selle saab alati musta kivikaitsega üle tõmmata ja saab näha, kuidas ta liistudega on, et võib-olla liistudega ei ole üldse nii hull, te saate ka kommentaaris teada anda. Varsti saab siis ilukaadreid ka natuke rohkem, et selleks läheb siin, no meil on nüüd tulemas siin see mai tuli või Volbri või nõiad lendavad, mina olen garaažis muidugi
sellel ajal suure tõenäosusega ja minu tulelõkke tegemine loodetavasti on seal kolvi all ainult, mitte mootorist väljaspool ega kusagil mujal. Seega mul jääb siin terve pikk nädalavahetus veel teha ja nüüd esmaspäevast on siis Dünos aeg. Esiklaas tuleb nüüd kas nädalavahetusel või siis esmaspäeval tullakse, pannakse ära ja raamid ma saan ka kenasti külge ja mul on siin jääb piisavalt aega seda teha. Piisavalt aega jääb, et regullida. Nüüd ainuke asi, mis veel hetkel siin 3-4 päeva enne Düno puudu on siis kuuler. Ma sain suvilt joonised ja siis vaatame, kas leiab nüüd veel kellegi, kes jõuab need ära teha. Kui ei, siis varuvariandina teoorias peaks töötama ka kasutada originaalkuulerit, aga no saab näha. Moodsad kontorid. See on originaal traditsioonist. Mu meelest on. Nii, nüüd läheb käima või? Vaatame. Õhkõrn lootus on ju. Midagi on valesti, mingi ajus hakkama. Klassikud räägivad, et jah, ei ole tõesti asju, millega ei tuleks toime. Mööndusega, et sõpru peab olema palju, kes on sarnaseid asju teinud ja kellel on minimaalselt mingi garaaž. Ülituus läks käima, mõni üksik mingi jura, aga ei mitte midagi lahendatavat ja kuna ma selle mootori ise panin teiste abiga küll, aga panin kokku, siis mina terve see aeg ikka kartsin, et nüüd siin käivitusel mingid jurad tulevad, aga õlirõhud ülesse ja kütsi tuli, säde oli, see on nagu vana seks ju, 3 asja olemas, küll käima läheb. Jou. Väga äge on ju, auto sai käima, radikas, mis mul seal on, ütles üles. Ja ma olin umbes täpselt kella 5 hommikul saanud asja kokku ja kuna vahepeal oli ka mitmeid probleeme elektriasjadega, mingid radika kiirust mõõtmise, mingid terminalid murdusid lihtsalt ära ja poldid, millal klemm kinni olid nii raastus, et omajagu oleks aega, et need elusalt kätte saada. Ja siis oligi 5 sain siis need asjad kõik kokku ja mis juhtus, ploki taga olin ära unustanud kõigepealt ühe punni kinni keerata, et oli juhtmete all, ma ei näinud ka teda, kui ma pärast kontrolli tegin, et kas on olemas kõik, ei olnud. Siis olid mingid lõdvikud lekkisid, jällegi sai need parandatud siis lõpuks ära ja tagatipuks siis ütles radika tagasivoolu ots tegi krõpsti ja tema enam koostööd ei teinud. Ehk siis täna, kui ma seda filmin, olen siin 3 tundi maganud, 7:30 jõudsin koju, magasin mingi 3 tundi ja nüüd olen päev otsa ajanud erinevaid varuosasid siit ja sealt taga. Kevvai Racingust kuuleritorud, siis GS Performance mässab praegu kuulerit teha valmis, sest sel ajal, kui Rainer Suvil ehk siis Suvi Performancel oli aega teha, sel ajal ei olnud mul autot ja õnneks oli ta nõus nüüd siis andma failid ja selle järgi siis GS Performance saab teha kuulerile siis otsavannid, need peaks teoorias täna 4 päeva õhtul, see on siis 28, ma ei tea, vahetele, peaks nagu valmis saama. Ja siis kui need valmis saavad, siis
mis siis? Siis tuleb üks kaur mulle tegema siis kuuleri torustikku. Nüüd valmis, mis ma siit sain siis kokkuvõttes kätte selle Kevvai käest. Nii et koilideni ma ei jõudnudki, kuigi ma väga tahtsin, tagumisteni siis. Ma esimesed jõudsin alla lasta ära. Esimene proov oli liiga kõrge ja nii edasi. I can make it. Täna on reede, ehk siis aprilli lõpu Volbri püha või maipüha või mis iganes ta on. Kohe tuleb Teeme ära kampaania. Mina teen siin auto ära. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. Ma hakkan nüüd tegelema siis selle radika vahetusega, see jama, mis mul siin üks hommikul juhtus ja radika pealt võtsin koodi, seega see peab olema üks ühele sama, see radikas mul siin oli ja see peab ka töötama, nii et fingers crossed, et ma seda nüüd ära ei lõu. Tehtud. Järgmisena paneme ta siia koos kliimaradikaga. Õlivann lekib otsast nagu kuradi mahlakaskna. Siis tuleb kõik lahti võtta uuesti. Praegu on seis väga hea, ma sain koilid isegi alla, tänane päev on väga okei olnud ja ma lähen nüüd koju, teen kiire söögi, siis tulen tagasi velgedega, et siis panen õiged veljed alla praegu ja ma saan hakata ka tagant otsa natukene kokku panema, seal on mul tegelikult ainult 2 liistu vaja panna. 2 liistu käivad, üks käib siia, siis see on selle jaoks, et siia jura vahele ei lähe ja kaitseb natukene seda stanget ka. Ehk siis paneks need alla, mul on väike kahtlus, et see jääb liiga madal. Eks ma siis näen. Mis see point on, kui kallidel asjadel, kui nad nagu ei lähe madalamaks? No okei, nad ütlevad, et mingi 5-10 milli peaks veel madalamaks minema, siis äkki võib-olla isegi on enam-vähem. Aga no, siis on ta nagu enam-vähem. Tagant saab küll nagu rohkem regullida, ma ei saa aru, mis nagu teistpidi ei peaks olema. Eest peaks saama rohkem regullida. Tere hommikust! Teeme ukse lahti, paneme kinni tagasi. Üks asi, millega veel peab tegelema siin auto komplekteerimisel on see, et see on nüüd nagu koleliist, aga eelmine oli veel koledam. Nii et panen aga kokku.
tulin lõunalt tagasi, see oli juba 3 tundi tagasi umbes. Ja nagu ma enne ütlesin, siis ma ei teadnud, kuidas seda paika saada, aga ei anna alla, ei tohi alla anda ja tuleb katsetada ja proovida. Kuskilt küsida otseselt ei olnud, aga luku vastus, seda kannatab liigutada. Nagu näete, ma olen selle mingi 4-5 millimeetrit sissepoole liigutanud ja maagilisel kombel kõik probleemid lahendasid nii, et ilus, nagu uuel autol käib. Noh, vaata, nagu uuel autol. Ja jah, mõni uks käib paremini, mõni uks käib halvemini, aga laias laastus väga hea. Siit sain paika need. Nüüd tuleb sõita ilmselgelt ja siis saab teada, kas siit vuhiseb midagi läbi või vuhiseb. Teooriaselt tohiks. Sellega on olnud mul ka kogu aeg probleeme, aga see on ka sellest, et need uksed olid juba eos valesti regullitud. Siit on mul puudu 2 liistu, need on mul kodus, aga nendel on aega. Kõikide küljeliistudega tegelikult on aega, need ei sega tüno ega midagi. Suunatuli tuleb ette panna veel. Need on mul kodus, nendega on ka aega. Et nüüd on siis, ma teen nii palju ära, et ma saaks stanget ette panna ja siis tuleb, korra mängisin seda, siis ma pean hakkama seda siia vahele panema. Aga see on ka niimoodi, et ma pean turbo kinni katma ära, et siin mingit jama ei juhtuks sellega, sest see on täpselt nii mõõdetud, et siit peaks kas midagi painutama, uuesti keevitama või see on, seisa nüüd, niimoodi, püsi, nii, et see on nii täpselt tehtud, et tegelikult ta peaks siia vahele minema. Ehk siis ma ei tea, kui ma nüüd saan need ära, need vanad rõngad, kui ma saan need siit nüüd ära nagu lihvida, siis saab uuesti proovida, ehk läheb vahele. Kiire vahe update. Kuuler on põhimõtteliselt oma kohal viimases puhkepaigas. Loodetavasti paigas ja siin Kaur teeb ka mulle väga ilusa töö. Originaal-lahendust saab kasutada. Nipet-näpet veel jäänud. Mina ise auto tagaosas pean tegelema juhtmemajandusega, tagasi jootma, et saaks luugis olevad tuled ka põlema. Need on siis tagurdustuli ja udutuled. Under skies bursting with neon hues, engine growls as the night pursues. Kell on 12 saanud, päev on pühapäev ja Dünos aeg on esmaspäeval kell 11. Seega vähem kui 11 tundi on aega, et pill kokku saada. Oleks ju varem saanud, kui ma poleks teinud väga suurt algaja viga. Ja see viga on siin. See on siit õlipumba simmer, mis purunes tänu sellele, et ma panin alumise hammasratta, siia vahele käib üks kiil, selline eraldi jumpstükk sellel tootel, mis ma ostsin soomlaste toode, et sellel polnud nagu midagi häda, aga paigalduse viga ja panin seal see kiil on selline nagu L-täht väike põhimõtteliselt, ma panin selle peenema otsa mootori poole. Väga suur rookie mistake, mis tähendas seda, et see kiil sai minna kaugemale, kui ta peaks minema ja sisuliselt juba paigalduse järgselt, kui me kontrollisime, et kas mootor on märgis, keeras ta ringi ja nii ta läkski. Edasi on siis ajalugu, ehk siis ta on käinud nüüd ja õli on ta siis lahmanud natukene. See oli
hämmastaval kombel ikkagi piisavalt väike. Noh, mul käis ju tühikäigul ainult, et nii kui gaasi korra siin andsime, siis viskas kohe laiali. Suur tänu Viilsema autohooldusele ja Villule, siis, kes aitas selle nüüd ilusti korralikult kokku panna ja kõik juba käib ja töötab. Nii et megalt teen neid sees. Nii et nüüd siis on tõesti see, et final assembly ja mul on veel tuled komplekteerida, siin all käivad liistud ja peal käivad liistud, aga need on selline väikeste kruvide otsimise vahel, sest need vanad on ühesõnaga vahet ei ole. Saan ma ta kokku, siis mul on paigaldada logar ja siis on asju natukene veel. Et ma teen ta nii palju korda, et siin mingit liiste ma ei hakka panema, sest et need sõitmist Dünosse praegu ei sega. Hommikul kindlustusse peale ja Glassdrive tuleb paneb klaasi ka peale, erand korras, kuna klaasiga oli väike ongelma, siis tulevad panevad klaasi ära ja Dünos me olemegi. Nii et mina. No tegelikult täna võib juba öelda sellepärast, et täna, kui siin lõpuoos ei oleks tulnud neid inimesi appi, kes on tulnud, siis poleks seda õnnestunud. GS Performance, siis laserlõikus ja keevitustööd, kes tegi mega ilusa kuuleri, kohe timelapsi pealt näete. Kahur Speedshop, kes käis, pani kuuleritoru külge, blow-offi külge, tegi turbootsa, torustiku, kuulerid, ühesõnaga kõik selle muu kui torustiku, et otsavannid pani GS Performance'i külge ja kõik see. Loomulikult Raider suvi ka, et sa ikkagi disainisid ja skännisid siia vahele väga hästi sobituva tüki, mille me panime muidugi sobima ja seda oli teada, et seda ongi vaja sobitada. Et see on kõik fine, aga et see 3D skänneerimine on ikkagi mega hea asi. Seega muidugi Villu kõige rohkem siin veel abis viimastel aegadel olnud ja lubab oma garaaži kasutada, nii et nemad tulevad homme siia jälle tööle. Täna siis juba, mina pean koha vabastama, et töö saaks edasi käia. Seega soovige mulle edu ja nüüd ei ole varsti enam takistusi, ei saa olla, et sinna Wörtherselle jõuda, kuhu on nii kaua aega mul valmistutud ja see peab õnnestuma. Jõudsin! Oli see vast seiklus temperatuuriga juba kohe joos mingid hädad, sest jah, ma otse rääkisin juba sellest korra. Ise arvan jällegi, et väga halb ettevalmistus, aga siin meid räägivad, et nii käibki. Ühesõnaga. Minu mured on praegu saavad maandatud ja Kaak on ka jube palju abiks. Hetkel vahetame veel õli ära, paneme õige õli sisse, 10V60 motul. Ja siis on hästi, vist loodame. Maestro, kas siukest asja on vahepeal juhtunud või kunagi? Seda tööd ei ole varem pidanud tegema, et ma pean turbole puurima augu sisse, et sealt õhku saada. Tutnoi karbist välja võetud turbo sees. Keere oli tehtud, aga auku polnud sees. Siin siuke lihtsas kohast. Ja me siis mõtlesime, et miks see puust kriipib kuhugile ja üldse ei taha midagi teha ja maha kontrollida oli raske. Juba testivad kogu aeg, kas paneead ikka peale. Nii, panin külmakoja uuesti paika, kinni, puusti ledvik on tagasi. Saante siin ka apis olnud ja märgime ära need, mis need on, solenoidi
Mac Boostis olenoidi voljad. turbo õhu väljavõte, suur turbost boost'i juht väljavõte. Jah, sest nüüd me saavutame siis selle, et me saame boost'i kontrollida ka. Ebareaalne. Miks minul peavad nagu sellised asjad juhtuma? Kuidas me siiamaani ei suutnud keegi meist seda vaadata? Kõik mehed, kes käivad dünos, eelduses nad ei pea midagi tegema. Kas just minul peavad need asjad? Nii et ma olen samasugune kui kõik teised, sest see on tegelikult hea. Okei. Maestro, Jah, kuidas seis on? ega ilma väljakutseta ei pääse lõpus ka. Yeah. Meil oli, me läksime siis kuskil 1,4 barrini ja lõpuprobleem tekib siis originaalpumbaga, ei jagunud kütust ja natuke kukkus kütuse rõhku, kuskil 0,6 barri kukkus ära. Ta küll aju toimetab selle ära, aga see päris õige värk ei ole, et ma keerasin tal suraka lõpu rõhku maha ja vahetab siis kütusepumba ära. Ja kui see on vahetatud, siis teeme nii-öelda roadtunil, anname tagasi 1,4. Ma jätan hetke selle ette, jätan selle 1,4 barri graafiku. Ja meil on siis 257 kilovatti ja 460 newtonit. Mulle enam kui piisav, ma arvan, kindlasti. Ja see on huvitav sul, et sa välja teid selle, vaata, et jälle hea rääkida spetsialistiga, et minul oli pump kõik välja valitud juba, et juba hea peaks olema, et Valbro 535, mis ta oli. Ja see siis nüüd sa räägi uuesti, et see no, kui sa selle nüüd voolude jutt, eks on, sa paned selle peale originaalsüsteemidega, siis kõigepealt originaaljuhtmestik pole selleks valmis. Seal keegi ei ole arvestanud, et sul tekib kahekordne voolutarve. Et kui tehases arvestatakse lisaelektriga, siis pannakse see, ma ei tea, 20-30% varuga, aga mitte kahekordse varuga. Ja tulemuseks on siis, et pistikud kuumenevad ja pumbale ei jõuagi õige amper üldse kohale. Ja siis, kui kenekas ei lae, siis on veel hullem see seis ja pump on nagu disaster mode'is seal. Ja kui see pump töötab õigesti, siis ei mahu kütusetorudest enam liikuma. Ehk siis meil tekib nii-öelda see miinimum kütuserõhk tõusub hoopis kõrgemale. Et ala regulaator üritab hoida 3,5 barri, aga tegelikult on 4 barri, sest sinna ei mahu mitte midagi nagu. Okay. Ma vaatan pärast selle jutu kõik üle ja siis ma saan aru. Igatahes ei maksa liialdada neid asju, panna alati see spot on või siis teha muid asjad järgi ehitada. Nagu... Turbo mõistes paistab, et on spot on, et selles mõttes elab ja hingab väga hästi ja õhku on. Rõhupiiri peal ei teki. Et sellega on all good nagu. Väga hea. Ja siis tuli välja meil, et vanakesel on gramm kuum. Jah? Jah, siin on
siin on ju süsteemist on välja jäetud originaal veepump. Järeljaotuspump, jah, nende- ajab seda mootorit ringi, et kui sul isegi jätad selle mootori seisma nii-öelda 90 kraadiga, siis tulemuseks on see, et ta kohe koha peal läheb sihuke 105 kohe peale seisma jätmist põhimõtteliselt. Nii et enne Austria reisi on häid uudiseid ja on selliseid lahendatavaid uudiseid ja need tuleb siis nüüd ära lahendada. Kus sa selle siia paned ja kuskile alla sa paned selle siia? Seal küll ta seal elab kuskil, siis seal on, oli kunagi olemas isegi eraldi bronsa selle jaoks ja nii edasi. Aga noh, küll siis leiutab täna või noh, varsti selle mingi pumba. Aitäh, et kinnitasid, et kõik on okei, mis täna on toimunud ja saagi nägid täna midagi uut, on ju. Et siukseid asju, et Borg-Warneri turbo on läbi puurimata, on ju, et speed sensor. Ma ei tea, kas see on nüüd tüüpiga või see on selle liinil oleva töötaja pärast on see läbi puurimata. Seda ei tea, aga igatahes vähemalt tehtud on ja tulemuseks on meil siis nüüd palju 345 hobujõudu. Jah, ma arvan, et see on enam kui küll, sest originaalis peaks tal olema 220, nii et see on juba mõnus hüppe, nii et nüüd saab siis proovida, nautida. Kütsi ja ketsi, ruiskad. Streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. Kui sa ikka kõike oskad, siis ei ole karta miskit, on klassikud meil siin laulnud. Ja no Downpipe'ile panin siis ka veel üüberkiirelt selle villa ja roostevaba pleki peale kuuma isolatsiooniks. Pean tõesti kiitma ja kinnitama, et tegu on ühe parima kuumakaitsematerjaliga automootoritele. Pole ime, et seda kasutavad ka uuematel performance autodel juba tehased. Kohe läheb loogimiseks ära jälle. Ja. Oleme jõudnud Riiga ja nüüd algab siis seiklus Wörtherseele. Auto sai eile valmis. Kell 3 öösel, 7 või pool 8 läksime, siis tegime mõned pildid veel. Ja nüüd oleme siis kuljetanud siia. Minu kõrval on Raido, kellel on ka omal tegelikult 200 olemas kodus. Ja teisega autoga siis meil tulevad Uku ja Raigo ja nemad tulevad siis RS4-ga. Ega muud midagi, tuli kolvile ja meil on nüüd 600 kilti uhada Poola. Siit eriti palju selle nii-öelda sõidu pealt videosid väga tegema ei hakka, aga küll varsti saab mingid ilukaadreid ja asju ka koha pealt ja natukene võib-olla ikka sõidust. Olgu, tšau! We're cruising through the galaxy below the stars.